suund pakub süvendatud matemaatika ja füüsika õppimise võimalust. Siin õppesuunas jätkatakse Viljandi linnas tuntud matemaatika-füüsika süvaõppe traditsiooni. Selle õppesuuna õpe annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks nii tehnoloogia valdkonnas kui ka reaalteaduse ja loodusteaduste alal. Gümnaasiumis õpid sa mitmeid matemaatika ja füüsika valikkursusi ning läbid ka reaalainete praktikume laboris. Majandussuunas õpitakse esimesel poolaastal majanduse ja ettevõtluse aluseid ja luuakse ka praktiline õpilasfirma. Õpilastel on võimalus käia ka õpilasfirma laatidel oma tooteid müümas. Teisel poolaastal alustatakse siis ka uurimustööd, mis on reaalselt toimiv äriplaan. Õpilasfirma kogemus annab õpilastel sellise ettekujutuse ja praktilise kogemuse majandusprotsessi reaalsest olemusest. Ja tunnis mängitakse ka majandus- ja simulatsioonimänge, mis arendavad majanduslikult õpilasi. Humanitaarõppesuund võimaldab süvendatult õppida eesti keelt, kirjandust, ajalugu ja filosoofiat. Humanitaarainete õppesuunas õppimine annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks kultuurivaldkonnas, Eesti filoloogias ja filosoofias. Kunstisuund on süvendatud draama, kas muusikaõppeks ja kunstiõppeks. Kunstisuund on mõeldud just sulle, kui sul on tulevikus plaanis tegeleda edasi kultuuriga. Lisaks sellele on kunstisuunas 3. võõrkeel. Dans le domaine d'études des langues étrangères, tu peux apprendre profondément des langues étrangères. Opiskelija saa erinomaised valmiudet monessa vieressä kielessä. Choice of language support foreign language courses, foreign language practice, which is tour guide, and integrated language and cultural courses. Loodussuund põhineb enamasti loodus- ja reaalainetel. Meil toimuvad väga huvitavad füüsika, bioloogia ja keemiapraktikumid, kus me saame väga palju just ise teha. Lisaks sellele toimuvad meil ka õppekäigud ja erinevad laagrid. See on OPEC-i logo, et tõepoolest meil pole noppet. Sotsiaalsuund sobib õpilasele, kes on huvitatud ühiskonnaõpetusest ja ajaloost. Meie kool pakub väga erinevaid valikkursusi ajaloost, politoloogiast ja meediast. Aga kõige tähtsam selle asja juures on see, et inimene saab väga laiapõhjalise ettevalmistuse edasi õppimiseks, näiteks kui inimene õppida riigiteadusi või siis väga mitmekesist sotsiaalvaldkonda.